vaba mees, vabaduse puiestee. Astud välja uhkest limusiinist. Poska kinnituskiri näpus vaatad imetlusega oma tulevast koolimaja. Mitte miski ei peata sind enam. Kuid häda, ees on ju valikainete valimine, kuid sellest ei tea sa ööd ega mütsigi. Sa tormad paaniliselt lähima arvuti juurde, hakkad krabama kõiki valikaineid, mida vähegi võimalik, et mitte millestki ilma jääda. Net on aeglane ja sa näed, kuidas kohad su lemmikkursustel kiiresti täituvad. Pisarad tikuvad silma ja kooliõhin kaob sekunditega. Stopp! Ei ole see valikainete valimine nii hull midagi. Kui minna Tartu Jaan Poska gümnaasiumi veebilehele jpeg.tartu.ee ja võtta õppetöö ja siit alt valikkursused, saab valikkursuste kohta rohkem lugeda. Siin on kõik see info olemas, mida ma kohe ka räägin. Kui minna valikkursuste lehele, siis jõutakse siia. Siin räägitakse, kuidas see valikkursuste valimise kord on ja mida võiks tähele panna. Kui minna kursuste alla, tuleb selline tabel ette. Poska kasutab perioodõppesüsteemi, mis tähendab seda, et aasta on jaotatud 5 perioodiks. Üks periood on 6 nädalat tavalisi tunde ja siis on 1 nädal arvestusi, mis tähendab sisuliselt seda, et on nädalas 1 päev, kus sul on 1 kontrolltöö, rohkem tunde ei ole, siis on järgmine päev, kus on teine kontrolltöö ja rohkem tunde ei ole. Ja peale seda on vaheaeg. Ja Poska õpilastel on igaks perioodiks võimalik valida vähemalt 2 valikainet. Mõningatel juhtudel on võimalik rohkem ja loomulikult on võimalik ka lihtsalt mitte võtta neid valikaineid. Kui vaadata siia, siis valikkursuste valimine algab 2. perioodist. Esimese perioodi, ehk siis umbes esimese 1,5 kuu jooksul ei ole mitte kellelgi valikaineid. Peale seda avab selle umbes esimese kuu jooksul, õpetajad loomulikult kõik seletavad, kuidas see töötab uuesti üle ka koolis, aga avaneb selline võimalus registreerida ennast kursustele, mida ma kohe ka näitan. Aga et teada üldse, millistele kursustele ennast registreerida, tulebki tulla siia lehele ja vaadata, mis kursused on olemas ja mis võiks huvi pakkuda. Igaks perioodiks on võimalik valida hommikune valikkursus, mis on esimese tunni ajal, teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval, või siis pärastlõunane kursus, mis on 5. tunni ajal, teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval. On võimalik ka võtta ainult esimene ja mitte teine, või siis teine ja mitte esimene, või siis mõlemad, kuidas keegi soovib. Selleks, et valida oma kursust, tuleb kõigepealt vaadata, et mis võiks huvi pakkuda. Siin on oluline märgata, et on mingisugused erilised ained, mida kõik ei saa võtta. Näiteks planimeetria aluseid, mis on sisuliselt siis 3 nurgad ja trapetsid ja kõik selline asi, ehk siis lapikgeomeetria, ei saa võtta 10. klassi õpilased, sellepärast et 10. klassi õpilased ei ole veel läbinud teatud matemaatikakursust, mis annaks neile teadmised, kuidas seda planimeetriat üldse lahendada. Nii et see ei ole 10. klassile võimalik võtta. Aga siis on ka mingisuguseid kursuseid, mida 12. klassi õpilased näiteks ei saa võtta. Ja samuti on oluline märkida ka seda, et on teatud ained, mis eeldavad mingisugust eeldusainet. Näiteks 3D modelleerimist saab võtta siis, kui eeldusaine nõue on täidetud, eeldusaine nõue on sellisel juhul joonestamine. Aga kuidas teada, et mis on mingi eeldusaine, mis seal kursusel üldse toimub peale selle, mis see nimi on? Üldiselt on hea selleks klõpsata selle kursuse peale. Siis avaneb selline PDF. See on ainepass. Ainepassis on kõik info selle kohta, milline mingi kursus on ja mis seal toimub. Kõigepealt on õpetaja. See on õpetaja Erik Sere, kes on meie koolis ka füüsikaõpetaja. Siis on lahti eeldusained, mis tähendab, et kas on mingisuguseid aineid, mida peab enne läbima, et seda kursust saada võtta. Sellel kursusel eeldusained puuduvad, mis tähendab, et seda kursust saab võtta ükskõik kes. Siis on lisainfo. Siin lisainfot ei ole. Aga mõnel kursusel on lisainfoks näiteks see, et tund ei toimu üldse koolimajas, vaid toimub lastekunstikoolis. Või siis on mingisugune teatud aeg, millal see toimub. Näiteks CAD joonestamine toimub ainult teisipäeviti ja neljapäeviti ja natuke pikemalt, aga kolmapäev seest on vaba. Siis on kursuse sisu, kus kirjeldatakse seda, et mis kursusel õpitakse ja kuidas õpilane saab siis, mida õpilased saavad teha sellel kursusel. Peale seda on lahti õpitulemused, kus on kirjas, mis on eeldatavad asjad, mis õpilane selgeks saab peale seda kursust. Siis on õppematerjalid ja lisamaterjalid ja IKT kasutamine, kus on kirjas, milliseid materjale õpetaja õpetamiseks kasutab, millised on materjalid, mida õpilased ise võivad vaadata. Siis on hindamine, kus on kõigepealt öeldud, mis on hindamisel pääsemise tingimused. Näiteks siin on see, et peab olema 80% tundides kohal.
mõnes teises aines võib olla näiteks see, et on esitatud mingisugune konspekt. Siis on lõpliku hinde kujunemine. Siin on oluline sõna eristav või mitte eristav. Eristav hindamine tähendab seda, et aine ees saab hinde näiteks A, B, C, D, E või F. Poiska kasutab siis seda süsteemi 5, 4, 3 ja nii edasi asemel. Mitte eristav hindamine tähendab seda, et kursuse ees saadakse hinne kas arvestatud või mitte arvestatud. Samuti on siin kirjas, et kuidas saab arvestusele ehk siis sellele viimasele kontrolltööle ja mis on need tingimused. Samuti on siin tavaliselt kirjas, kas see on suuline või kirjalik arvestus ja kuidas üldse see kõik toimub. Ja siis viimane lahter on õpilaste tagasiside, et siin saab vaadata, et mis teistele õpilastele meeldis ja mis võiks pakkuda ka sulle huvi. Lisaks sellele, et poiskas saab valida hommikusi ja pärastlõunasid valikkursuseid igale perioodile ühe hommikuse ja ühe pärastlõunase, on võimalik ka võtta perioodiväliseid kursuseid. Perioodiväline kursus tähendab seda, et see toimub siis kas näiteks mingil teatud ajal, mis ei ole seotud mingi kindla perioodiga, näiteks praktikumid, mis toimuvad tavaliselt ainult lihtsalt 2 või 3 päeval, mingil nädalavahetusel, mis annavad ka ühe kursuse, või siis e-kursused, mis toimuvad väljaspool kooli ja üldse sellist aega. Ja siis on ka sellised aastaringsed kursused, näiteks väitlus, näiteks koorilaul või rahvatants, mida on võimalik õppida siis ka vastavalt teatud aegadel. Üldiselt saab võtta perioodiväliseid kursuseid selle põhimõttega, et need ei tohi kattuda teiste kursustega. Näiteks rahvatants on 2 korral nädalas õhtuti, vastavalt siis sellele ajale, mis on siin antud. Rahvatants näiteks perioodivälise kursusena toimub aastaringselt, neidide rühmal teisipäeviti ja esmaspäeviti teatud aegadel, või siis segarühm on hiljem õhtul teisipäeviti ja kolmapäeviti. Rahvatantsu ja koorilaulu eest saab samamoodi hinde nagu kõikide teiste kursuste eest. Kui vaadata seda tabelit, on näha, et mõned kursused on tehtud tumeda tekstiga ja mõned kursused on tehtud heleda tekstiga. Selle erinevus on see, et tumeda tekstiga on süvakursused ja heleda tekstiga on silmaringi kursused. Poiskas on vaja võtta 3 aasta jooksul kokku 19 kursust, millest 10 on kindlasti süvakursused ja 9 on siis kas silmaringi või süvakursused. 19 on miinimum, paljud õpilased võtavad 19, aga mõned õpilased võtavad ka rohkem, olenevalt siis, mis on nende huvid. Esimese koolikuu jooksul on teatud kuupäeval avatakse kursustele registreerimine. Kursustele registreerimise kuupäev on ette teada ja enne seda oleks hea lugeda läbi, vaadata, mis erinevad kursused on ja panna kirja, et mis oleks esimene eelistus sellel perioodil, mis oleks teine eelistus ja nii edasi. Kõik registreerimine toimub stuudiumis. Stuudiumis on selline koht nagu registreeri ja siis siin all avanevad erinevad registreerimised. Ma näitan eelmise aasta omi, sellepärast et järgmise aasta omad ei ole veel lahti tehtud. Registreerimine eelmine aasta toimus 15. september kuni 16. september teatud kellaaegadel. Aga kuidas see siis käib? Kui minna teise perioodi alla, hommikuste valikkursuste alla, siis kõik hommikused valikkursused on siin kirjas. Kursusele registreerimine käib niimoodi, et kui see kell kukub, siis avaneb siin selline võimalus klõpsata peale ja panna lisa ennast siia kursusele. Siin on selline süsteem, et kui on näiteks kirjas kuskil, et on 26 kohta, siis tegelikult on seal 16 kohta. Ehk siis, kui sa registreerid ennast ja sa näed, et sa sattusid kohale 20, siis tegelikult sa oled ootenimekirjas. Ootenimekirjas olemine tähendab seda, et kui keegi eespool otsustab, et tema ei soovi tegelikult seda kursust võtta, siis on sinul võimalik sellele kursusele saada. Ja vahel, kui on mingisugune väga populaarne kursus, näiteks astrofüüsika, siis astrofüüsikat on näiteks mitte ainult esimesel perioodil, vaid on ka teisel perioodil. Nii et kui sul ei õnnestu esimesele perioodile saada, siis tegelikult see ei ole suur probleem. Paljud poiskalased kasutavad valimisel ka vanemate ja õdede, vendade ja sugulaste ja sõprade abi. Ehk siis nad logivad mitmesse seadmesse stuudiumis sisse ja siis kõigil on näiteks ette nähtud mingi periood, kus nad klõpsavad, et ma registreerin siia kursusele. Paljud teevad seda, aga on ka inimesi, kes seda ei tee ja ikka saavad oma kursusi. Ja isegi kui tundub algused väga hirmutav, et kas ma ikka saanud kõik need kursused, mis ma tahan, siis üldiselt on niimoodi, et keegi päris ilma ei jää. Võib-olla kõiki
oma soovitud kursusi ei saada, aga siis on järgmisel aastal võimalik saada see kursus. Või siis, kui on mingi väga-väga populaarne kursus, mida ei 10. ega 11. klassis ei õnnestu saada, siis 12. klassis on võimalik üks kursus niimoodi ette registreerida, et keegi ei saa, et satud eelisjärjekorras sinna kursusele isegi enne, kui registreerimine kõigile teistele avatakse. Mis kõige tähtsam, võta rahulikult. Kui esimesel aastal kõiki kursuseid, mida hing ihkab, ei saa, siis on sul veel 2 aastat krabada endale kõiki meeldivaid valikaineid. Seega ära stressi ja kutsu oma pere ühe söögilaua taha kokku endale appi kursuseid valima. Koos on lõbusam.